kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste. Kui kõne kõnetab. Kõnetused. Tere kuulama saadet Kõnetused. Täna oleme koos piiskop Marko Tiitusega Tallinna stuudios. Tere tulemast üle pika aja siia, kus ei ole aastaid käidud. Tere, tere! Eelmises saates olime koos piiskop Ove Sanderiga, kes on Põhja-Eesti piiskop ja diasporaa töö eest vastutav ning Usuteaduse Instituudi pastoraalseminariga olnud seotud ja kauaaegne ka Usuteaduse Instituudi rektor. Sina, piiskop Marko, oled siis Ove kolleeg, mitte ainult piiskopi ametis, vaid ka Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja, kes vastutab vaimulike järelkasvu eest. Ja lisaks oled sa ka Lõuna-Eesti piiskop, kus on 4 praoskonda. Milline on veel sinu teenimise valdkond või valdkonnad lisaks eelmainitutele meie kirikus? Ja ma kõigepealt kasutan võimalust tänada eelmise kõnetuste saate eest nii head kolleegi piiskop Ove kui ka sind piiskop Andi saatejuhina. Kuulasin selle saate ära ja mõtlemisainet oli palju, aga eriti jäi meelde selline helge ja lootustandev pastoraalne sõnum, mida me selles ajas väga vajame. Jah, tõesti, ma olen, kui nüüd endast rääkida, Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskop ja meil kõigil ju 3 piiskopil lisaks piiskopkondadele on siis ka omad vastutusalad või vastutusvaldkonnad. Minu puhul siis tõesti pastoraalseminari juhatamine Usuteaduse Instituudis. Ma olen tegelikult selle kooliga päris pikalt olnud seotud ja juba 2000-ndate algusest seal õppejõuna, lektorina olnud tegev ja 3 aastat olin ka rektori kohusetäitja, nii et Usuteaduse Instituudi tegemistega hästi kursis. Kiriku valitsuses on minu vastutada liturgia ja kirikumuusikaga seotud valdkonnad, aga ka hariduselu ja vaimulike väljaõpe. Need on päris laiaulatuslikud ja kiriku identiteedi või olemusega tihedalt seotud valdkonnad. Ja lisaks on piiskopiks valimine toonud kaasa ka meie kiriku siis esindamist välissuhtluses. Võib-olla kõige olulisem roll, mis mul möödunud sügisest on evangeelsete kirikute osadus Euroopas, protestantlikke kirikuid ühendav osaduskond, mille üks 3 presidendist ma olen, aga selleks, et selle organisatsiooni tegevustest rääkida, oleks juba eraldi saateaega vaja, nii et olgu lihtsalt siin see välissuhtlus ja rahvusvaheline suhtlus ka ära nimetatud. Õppejõud ja rahvusvaheliste suhete keskel olijana saame täna muidugi keskenduda ühele teemale ja olen selle kevadise aja tõttu, mil oleme eetris nüüd Jüri Kuul, valinud hoopis sinu nii-öelda kodumaa töö, see tähendab koguduste ülevaataja, vaimulike ülevaataja, aga enne kui selle juurde jõuame, sest on ka sinodite hooaeg ja Viljandi sinod, mis on üks 4 sinu piirkonna praoskondadest, on oma sinodi kõige esimesena pidanud. Veidi sinu enda isikust, kuna oleme siin paar kuud tagasi olnud põgusalt eetris ka koos teiste piiskoppidega selle saate formaadis, mis meil on üldse nüüd kevadel ja suvel nõnda seatud, et lisaks peapiiskopile saavadki teised piiskopid sõna natuke ennast tutvustada. Veidi iseendast, et sa oled sügise laps ja Tallinnast pärit ja õppinud 43. keskkoolis. Nii on, jah, ma kasvasin üles Mustamäel nagu paljud minu eakaaslased, kuigi minu vanematel oli suvekodu Lahemaal ja ma mäletan seda 2 maailma paralleelsust, et kui ikka linnast ära sai pikad suved maal oldud, pisut maatöödega kokku puututud, kuni selleni välja, et mõne korra elus isegi lehma lüpstud, siis see tundus nagu olevat selline päris elu või midagi, mida ma väga igatsesin ja kuna ma
olen olnud lapsena isegi vast veel rohkem kui praegu sellise kinnisema loomuga, siis ma mingi hetk arvasin ka, et minu tulevik ja töö peaks olema seotud selliste valdkondadega, kus väga palju ei pea suhtlema. Eks ma mäletan metsavahi ameti peale, ma mõtlesin päris tõsiselt, aga elu on läinud hoopis vastupidi, et see, mida ma täna teen, eeldab päris palju suhtlemist ja eks see näitab ka, et kui Jumal tahab kedagi kasutada või kätte saada, siis ta kasutabki inimest sellisena, nagu ta on. Aga tõsi, viimased 20 aastat ma olen elanud Viljandis, mul läks meelest ära nimetada, et ma olen ka Viljandi Jaani koguduse õpetaja, see on minu katedraali kogudus ja just täna 1. aprillil, kui me siin vestleme, saab täpselt 20 aastat minu teenima hakkamisest Viljandi Jaani koguduse õpetajana. Palju õnne ja õnnistust, kui ma siin kuulan, olen seda ka kitsamas ringis varem maininud, siis ma kuulaks nagu iseenda elulugu. Sest olen täpselt samamoodi Mustamäelt pärit ja enam-vähem samades piirides liikunud, tõsi küll teises koolis ja samuti nii-öelda suvekodus aega veetnud ja minugi soov oli saada metsavahiks. Aga kahjuks sinna kooli ei saanud tervise põhjusel sisse, ju siis sellel oli mingisugune tähendus. Aga kui me siia stuudiosse täna teel olime, siis eelmises kohas märkasin sind kätte võtmas ühte noodikogumikku ja kohe esimesest leheküljest alates selle viisi hakkama laulma või ümisema. Ja sellel on ka põhjus, oled nooditundja, sest oled õppinud Georg Otsa nimelises muusikakoolis ja küllap kaalunud ka siis muusiku elukutset lisaks metsavahi omale. Jaa, kui ma olin 43. keskkooli 6. klassis, siis hakkasin ma õppima muusikaklassis akordionit. Ma ei ole muusikute perest, aga minu vanaisa ja isa olid muusikaarmastajad ja mängisid ka akordioni ja ühel hetkel siis see pill kingiti meie perre. Ja need muusikaõpingud seal muusikaklassis lisaks sellistele elementaarsetele pillimänguoskustele, ma arvan, kõige avasid minus mingid uued tasandid või aitasid mul ennast ka sellise teismelisena leida, sest et ega sellisest nõukogude aegsest koolisüsteemist minul väga helgeid mälestusi ei ole. Ma ei saa nüüd ka öelda, et mind oleks kuidagi taga kiusatud või oleks mingeid traumaatilisi kogemusi, aga selline pioneeri elu ja ametlik ideoloogia, mida ju keegi tõsiselt ei võtnud, aga mingit alternatiivi ei olnud ka pakkuda, siis muusika ja pillimäng liitis inimesi hoopis teisel moel ja ma mäletan, kui ma siis läksin Otsa kooli akordionit õppima, siis juba vaikselt hakkas imbuma ka neid vabanemise tuuli 80ndate teine pool ja see oli hoopis teine maailm, et ka noori inimesi siis liitis see muusika huvi, ma leidsin endale sõpru, kaaslasi, kuidagi avanesin ilmselt ka noore inimesena ja tõepoolest, et täna ma muidugi muusikaga aktiivselt ju ei tegele ja mul ei ole enam neid oskusi, mis viiks mind kuskile lavale või bändi, aga kas või see, et ikkagi pidades näiteks hooldekodus teenistust, ma võin istuda klaveri taha ja need koraalid ära saata, vajamata selleks eraldi muusikut või see, et ma oma tütre pulmas võtsin ja mängisin Uku Aru valssi, siis kuluvad needki oskused ju marjaks ära, seda enam, et olles nüüd ka kiriku muusika ja muusikute eest vastutav kirikuvalitsuse liige, on ilmselt mõnes asjas lihtsam ühte keelt leida. Jaa, et kui sa räägid siin oma muusiku teekonnast, siis sa oled olnud ka ju üsna kaua teoloogiat õppinuna, alates siis 90. aastate algusest Uusüdas instituudis läbi mitme rahvusvahelise kooli. Sinu puhul võib rääkida ka esimesest koolikaplanist ja akadeemilisest karjäärist, millele eelnes omamoodi õpilaseks olemine õpetaja Toomas Paulile kui ühele sinu eeskujule ja taaskord huvitav tõsiasi, et oleme olnud sinuga enam-vähem samal ajal, samas linnas, erinevates kogudustes kirikumeeste rollis. Et mingisugune aeg ja ajastu ja elusaatus ühendab teatud inimesi ja viib jälle kokku või siis lahku.
aga see sinu huvi teoloogia vastu ei ole olnud kaugeltki pinnapealne, pigem väga tõsine. Mis on sind pannud ennast pidevalt täiendama ja mitte rahulduma sellega, mida sa oled juba saavutanud? Eks esmalt peab minema tagasi oma õpetajate ja eeskujude juurde ja tõepoolest ma käisin Leeris aastal 1989 Tallinna Jaani kirikus. Miks just see kogudus, seal olid ka mõned põhjused. Esmalt võib-olla seesama, et Georg Otsa muusikakool ju asus toona Tallinna Jaani kiriku kõrval. Täna nüüd paar aastat, kui on Muba, siis on ta natukene teises kohas ja Tallinna Jaani kirikus oli organistiks toona Teet Põder, kes oli minu isa hea sõber ja pinginaaber olnud, kes siis natukene kutsus sinna kogudusse, aga ma puutusin ju kohe kokku sellise vaimsusega meie luterlikus kirikus, mis oli heas mõttes väga akadeemiline. Ma arvan täpselt samamoodi, nagu oli sinu õpetaja Jaan Kiivit, olid nad ju ühe põlvkonna mehed ja omaaegsed sõbrad, et see, et kiriku õpetaja on keegi, kes loeb, kes mõtleb, kirjutab, see nagu teisiti ei saanudki olla ja no loomulikult ma ei võrdne ennast Toomas Pauliga, et tema puhul on ikkagi tegemist ju täiesti erakordse mõtleja ja erudiidiga meie kirikuloos, aga noh, vähemasti see suund või mingisugune mudel sai tema poolt antud ja eks ma ju täna eeskätt olen ikkagi praktik, et elu on nõndamoodi läinud, et sellisele akadeemilisele teoloogiale, kuhu peaks ikkagi pühenduma palju rohkem, sealt olen ma jäänud eemale, aga õppejõutöös ka sa pead ju ikkagi tekste lugema, sa pead ennast täiendama ja võib-olla täna tõesti see, mis minu puhul ka annab õppejõuna niisugust teatavat silmaring ja on kas või seesama rahvusvaheline suhtlus, et kui sa tead, mida selle valdkonna inimesed teevad, millised on need teemad, mida käsitletakse, no näiteks, et ma õpetan liturgikat ja alles äsja sain pakkumise osaneda Luterliku Maailmaliidu ühes sellises liturgiakomisjonis või võrgustikus ühe esindajana 7, siis esindades Ida-Euroopat, siis see tähendab seda, et sa paraldamatult oled kursis mingitega niisuguste suundumuste või ettevõtmistega, mis ei ole veel ka teadusartikliteks või raamatuteks saanud ja see ilmselt annab mingi teatava niisuguse värskuse või vajaduse ka ise neid teemasid läbi mõelda ja ennast ikkagi jõudumööda kursis hoida selle ala kirjandusega. Sinu kohta on nii palju andmeid ja muljetavaldavaid tõsiasju välja tuua, me ei jõua seda nüüd selles saates kõike ammendada, aga ei ole see ka omad eesmärk, aga kui sind kuulata, siis kuidagi kuulajatele tuleb see kõik tuttav ette natukene, mitte et sa ennast kordaksid, vaid sinu hääle tonaalsus ja kõla. Ja selles ei ole midagi üllatavat, sest kui meie kuulajad kuulavad näiteks rubriiki Luterliku tunni teenistus või Raadio 7, siis oled sa seal juba 30 aasta jooksul saateid teinud ja teatud laad ja stiil on sinu puhul sarnane või see muster või käekiri läbi nende aastate, see on alati kaalutletud, argumenteeritud, faktipõhine, loogiline ja samas ka arutlev. Sinu kogemus varasematest saadetest ühes või teises stuudios, mida see on sulle andnud, näiteks omal ajal salvestades saateid Vikerraadios ja seal ka saateid juhtides? Ja kõigepealt aitäh nende tunnustavate sõnade eest. See raadiotöö on tõesti olnud oluline 2000-ndate alguses, kui Luterliku tunni teenistus eksisteeris, siis oli võimalus seal saada eetriaega ja teha päris tõesti sügavuti minevaid saatesarju. Ma mäletan, võib-olla kõige intensiivsem või põhjalikum oli üks Uut Testamenti puudutav sari, need olid ikkagi omamoodi tõesti sellised miniloengud 3/4 tunni sees. Eks see tähendas võimalust ka enda jaoks mõelda teemasid läbi, saateid ette valmistada, aga teiselt poolt on ka raadiotöö kogemus pannud ennast ka kriitiliselt jälgima, sellepärast et
kui sa kuuled pärast ennast, siis sa saad ka aru, kus on need kohad, kus on sinu parasiitsõnad, kus sa võib-olla jääd heietama või kus see mõte on katkendlik. Ja kui ma näiteks üliõpilastele ikkagi soovitan jutlused kirjalikult ette valmistada, et see ei tähenda, et neid peaks sõna-sõnalt siis maha lugema, ja ma ise püüan seda ka üldjuhul teha. No tõsi, on olukordi, kus see jääb tegemata ja eks ma ju suudan kõnelda ka peast, nagu praegugi. Aga vesteldes on hoopis lihtsam kõnelda peast, sellepärast et aidatakse üksteist järje peale ja kui on vähegi selline klapp, siis jutt jätkub ja teine võtab jälle üle ja arendab seda edasi, aga kui sa üksinda oled ja sul on ikkagi 45 minutit, siis minul vähemasti peab olema tekst ees, sest muidu ikkagi sul endal tundub küll, et ma nüüd räägin ja kõik on nii kaalutletud ja põhjendatud, aga pärast kuuled ja siis mõtled, et jälle kordab ennast ja siin jääb mõte segaseks. Et võib-olla on andnud see kokkuvõttes vastusena sinu küsimusele see eetris olek sellise ka nõudlikkuse oma sõna suhtes ja mitte, et see alati välja tuleks, aga sa proovid ikkagi aega ja eetriruumi kasutada nii, et see oleks võimalikult täpne ja kaalutletud ja saad ka ise aru, millal see õnnestub ja millal mitte. Möödunud kuud nimetatakse ka teatrikuuks ja kuulates neid usutlusi intervjuusid ja vaadates mingeid etendusi, mitte et ma oleks suur teatrisõber või teatris käia, olen ikka imestanud, et see on lugupidamist vääriv amet ja väga raske amet ja mul oleks tõenäoliselt väga suuri probleeme tekstimahu pähe õppimisega ja selle mitte lihtsalt maha lugemisega, vaid usutavalt esitamisega. Ja seal on muidugi ka partneritel oluline roll, et kes sind siis toetavad. Aga sa oled ka olnud nii-öelda maasool, see tähendab mitte ainult kooliõpetaja, vaid ka kohalikus elus tegev ning volikogu komisjoni juhtinud, siingi on endaga teatud sarnasus algusest lõpuni, aga sa oled ka pereisa ja abikaasa ja juba mainisid oma praegust elukohta Viljandis, milline eluperiood on kujunenud üsna pikaks. Räägi lühidalt oma perest. Olen abielus. Mirjam, minu abikaasa, on siis olnud pea 25 aastat minu kõrval, koos me Viljandisse ka tulime, enne olime koos juurukoguduses, kus me ka abiellusime. Mirjam täna juhib meie Viljandi Jaani koguduses lapsehoidu ja juhatab lastetööd ning on ka üks meie organistidest siis Viljandi Jaani koguduses. Mul on 5 tütart, nendest 3 on juba täisealised, olen ka vanaisa esimest korda ja taas täna on selline märgiline päev, kus mu esimene ja siiani ainus lapselaps saab täpselt aastaseks, nii et minu jaoks väga tähendusrikkal päeval olen siin Pereraadio stuudios. Üks tütar lõpetab gümnaasiumi praegu ja on siis kohe pesast välja lendamas ja 2 on veel siis kodus kasvamas, nii et olen naistest ümbritsetud. Ka meie Samujeet Koko on tüdruk, nii et harjunud mehena toime tulema siis võiks öelda naiste seltskonnas. Noh, seal kus on naisi, seal on ka mehi, küllap siis järgmised lapselapsed ka nende hulka satub ka poisslapsi, nii et rõõmustame juba ette. Õppejõud, muusik, vaimulik, piiskop ja kõike seda, Marko Tiitus. Tänases saates kõnetused, anname endale hingamisruumi veidi ja jätkame siis juba kodumaa koguduste ja piiskopkonna teemal. Kas kõne kõnetab? Kõnetused. Saade Kõnetused on täna teie ees ja mul on hea meel siin saates tervitada ja kõnetada piiskop Marko Tiitus. Küsimusi siin saates esitab piiskop Anti Toplan, tiitlid on muutunud, aga saate formaat on ikka seesama ja nüüd kevadel suvel on meil siis külas Luterliku kiriku piiskopid, muidu on meil
nii-öelda tavaline külaline peapiiskop, keda oleme lubanud minna pikemale sabatipuhkusele, aga kes ikka tahab aeg-ajalt ka mingeid kirju kirjutada või mõnda saadet kuulata, mis ei ole ju keelatud, aga on tore olla ka natukene muudes oludes endale hingamisruumi andmas ja seetõttu täidame meie eetriruumi täna siin teiste piiskoppidega, mis on ka eesõigus saada natuke nendega tuttavaks. Piiskop Marko, kes on ka väga tuttav oma hääle poolest ennekõike raadiokuulajatele mitme aastakümne jooksul erinevates raadiotes on väga tuttav oma praeguses kodulinnas Viljandis, kus on ta pikalt olnud ka linnavolikogu liige, aga nüüd mitmes vastutusvaldkonnas kirikus, üks 4 piiskopist, kes on ametis ja valitud siis Lõuna-Eesti piiskopiks. Lisaks isiklikele tähtpäevadele, mida on siin juba mainitud, on ka nüüd põhimõtteliselt aasta oldud piiskopi ametis ja peatselt täitub ka 1. aasta piiskopkonna ajalugu või võiks öelda nüüd sinu käest küsida, et kas tegemist on piiskopkonna taastamisega või piiskopkonna loomisega. Räägi natukene, millest või kellest koosneb Lõuna-Eesti piiskoppkond? Ja no kõigepealt, kas taastamine või loomine, eks ta on ju mõlemat, sest Tartu piiskopkonnal Liivimaal on ju oma ajalugu enne reformatsiooni ja samas võib öelda, et ka 18-19 sajand Vene keisririigi koosseisus Liivimaa oli eraldi ju kubermang ja ka Liivimaa kirikuelu, tõsi siis küll koos Põhja-Lätiga ja Kuramaaga moodustas sellise omaette kiriklik-kultuurilise terviku ja samas siiski täna me kujundame piiskopkondade identiteeti jälle algusest peale. Ma võib-olla alustan sellest, et kui umbes 2 aastat tagasi meil olid esimesed läbirääkimised uute piiskopi kandidaatide ja praeguse peapiiskopiga, vist oli see 2 aastat tagasi kevadel, kui me siis arutasime, et kuidas juhul, kui kirikukogu peaks meid 3 siis piiskop Ove Sanderit, sind piiskop Anti ja mind toetama piiskoppidena, meid valima sellesse ametisse, et kuidas hakata tööd jagama ja olid erinevad variandid laual, siis eks muidugi minu puhul kui Viljandis resideeruval piiskopi kandidaadil oli ju loogiline jääda teenima Lõuna-Eestisse ja mulle tundus tollel hetkel see peapiiskop Urmase plaan 3 piiskopiga edasi minna selline suhteliselt julge. Ma tulin sellega muidugi kaasa ja ma toetasin seda, aga eks me olime ju harjunud oma kirikus ikkagi rääkima ja mõtlema sellisest kahanevast kirikust, et inimesi jääb vähemaks ja liikmete arv väheneb ja raha jääb vähemaks ja selle pinnalt luua uusi struktuure või suhteliselt ju noortele meestele pikaajaline piiskopi amet kätte anda, no julge plaan. Ja siis ma mäletan ühte äratundmishetke just aasta tagasi Tartu sinodilt, kui ma võtsin ette siis selle Lõuna-Eesti koguduste nimekirja, vaatasin sellele otsa, siis mulle tundus üks hetk, et siin oleks rohkem kui ühele piiskopile tööd. Et võib-olla see trafaretne väljend, et Eesti on sees suurem kui väljast. Eesti evangeelne luterlik kirik on kindlasti sees suurem, kui ta väljast paistab. Lõuna-Eesti piiskopkond, minu piiskopkond, siis minu teenitav piiskopkond, 4 praostkonda, Viljandi, Tartu, Valga ja Võru praostkonnad. No tõsi, need päriselt ei kattu maakondadega, et siin on väikesed erinevused, 56 kogudust. Jällegi, kui mõelda, et ühele piiskopile see 56 kogudust külastada, läbi käia, siis selleks ju kulub hea mitu aastat, kuigi tehes nüüd kokkuvõtteid oma esimesest teenimisaastast, ma vaatasin, et ma olen külastanud 26 kogudust, aga mõnda nendest ka mitu korda, nii et 34 visiiti kogudustesse olen teinud, aga siiski on nende hulgas veel hulk kogudusi, kus ma ei ole kordagi käinud. Ma ei ole käinud Mehhikoorma koguduses. Ma olin paar nädalat tagasi Maarja Magdalenas, kus ma ei olnud käinud. Et sellist avastamisrõõmu
jagub ju veel päris pikaks ajaks tegelikult ja isegi siis, kui paljud nendest kogudustest on pisikesed liikmeannetajate arvu poolest, siis ikkagi on ju igal kogudusel oma lugu, oma pärimus, omad mured, oma rõõmud ja nagu me ilmselt mõlemad hästi teame, teinekord väikene kogudus võib kogukonnas olla silmapaistvamgi ja sellise kaalukama mõjuga, kui võib-olla mõnes suures linnas, kus Tallinna linnas võib-olla inimesed ei oska nii väga ennast samastada Jaani või Kaarli kogudusega, aga kas või käies näiteks Äksis, siis said aru, et seal on see avatud õuede päev ja kogu see kogukond, ka siis, kui nad ei ole iga pühapäev jumalateenistusel, teavad, et meie lugu on ümber selle Õ-tähe ja Otto Wilhelm Maasingu ja Äksi kiriku. Nii et tööpõld on tegelikult ikkagi lai ja see on ka hästi, hästi rõõmustav. Et üks asi, mida ma olen ka ise kogenud piiskopina teenides ja ka väljastpoolt vaadates Eestit, ma mõtlen välismaalt, et me aeg-ajalt mõtleme iseendid väiksemaks ja tähtsusetumaks, kui me oleme, et meil on Eestis natukene sellist ikkagi alaväärsust, et kohe-kohe paneme uksed kinni ja kustutame tuled ja kõik väheneb siis elujõudu, tegevust, muidugi ka sellega kaasnevaid probleeme, mida lahendada on palju, kus midagi ei ole, seal pole ka probleeme, kus käib elu, seal tuleb ka asju ette, millele tuleb lahendusi otsida. Ja kui ma niimoodi mõtlema hakkan, siis tegelikult minu ja sinu juhitavad piiskopkonnad, nendel on isegi ühine maismaapiir. Kuigi ma ei oska seda praegu kaardi peal täpselt joonistada, aga see on täitsa tuvastatav. Kui sa mainisid Otto Wilhelm Maasingut ja Õ-tähte, siis teatavasti need, kes sõidavad puhkusele Muhu saarele või Saaremaale sealt edasi, siis teavad, et seal on üks suur Õ-täht on tee ääres ja olenevalt kust poolt vaadata, et kui siit poolt minna, siis peale Muhu nii-öelda silda algab Ö-tähe tsoon ja sealt poolt tulles siis Õ-tähe tsoon. Ja see on päris tõsine asi, sest ikkagi saarlased on tõsistes raskustes Õ-tähe kirjutamisega, rääkimata hääldamisega, nii et meil on mitte ainult keelelised eripärad dialekti ja murde osas, vaid ka klimaatilised tingimused on üsna erinevad, võivad ühe päeva jooksul samal ajal temperatuurid erineda kuni 10 kraadi ulatuses, rääkimata siis, et milline on ilm. Aga ka mentaliteedid on erinevad ja kui üldiselt Lääne-Eesti ja Saaremaa kohta öeldakse, et seal on nagu väga sõbralikud inimesed, aga seal on väga raske koduneda. Siis mulgikangust lisaks muldipudrule teavad ju vist kõik, kuid kangust ei saa vist nii-öelda kuulutada rahvuslikuks aardeks, see on omane kõigile rahvastele. Sa nimetasid juba teatud ülesandeid, mis on sul omas piirkonnas 4 praoskonda, 56 kogudust, vaimulike arvu sa vist ei nimetanud veel, aga neidki on ju üsna palju. Et millised on lisaks veel piiskopi ülesanded selles ametis ja selles suures Lõuna-Eesti piirkonnas? No eks me oleme ju ka teatud traditsioonide kujundamises ja nii nagu teisteski piiskopkondades, nii ka siis Lõuna-Eesti piiskopkonnas toimus möödunud sügisel usupuhastuspühal esimest korda piiskopkonna sinod, kus me kogunesime Tartus. Nüüd just sel kuul on ees ootamas teisel ülestõusmispühal 21. aprillil Viljandi Jaani kirikus 2 meie piiskopkonnas teenima hakkava diakoni ordineerimine. Nimelt me oleme siis liikumas edasi selle praktikaga, et kui preestreid ordineerib peapiiskop, üldjuhul vähemasti, siis diakoneid võiksid ordineerida piiskopid oma katedraali kirikutes ja see toimub siis meil teisel ülestõusmispühal ja olen selleks päevaks ka kokku kutsunud esimese piiskopkonna vaimulike konvendi või kokkusaamise. Vaatame, kuidas see õnnestub, aga mõte oleks, et me saaksime paariks tunniks vaimulikega kokku, arutaks mõningaid ühiseid teemasid ja siis osaleks ka sellel ordinatsiooni jumalateenistusel üheskoos, et uute töötegijate eest palvetada.
eks piiskopina teenimine on ikkagi paljus nagu üldse vaimulik teenimine, rajatud suhetele ja suhtlemisele, ja eks ma püüan jõudumööda siis neid suhteid luua või ka tugevdada, et selles mõttes on need koguduste külastamised kindlasti ju ääretult olulised ja nende hulgas on erinevaid, on piiskopi vahetute ametiülesannete täitmist, nagu introduktsioonid, õpetajate, diakonite ametisse seadmised, mõned ka veidi sellised raskemad külastused, kus on tulnud mõnda probleemi aidata, lahendada, on tähtpäevi olnud, kuhu on kutsutud ja kuhu olen läinud, aga mulle endale on ka väga meeldinud mõned sellised visiidid, mida ma olen teinud omaalgatuslikult, kutsunud ennast nii-öelda ise külla, ilma et oleks mingi tähtpäev või pidu, helistanud ja öelnud, et ma tuleks paari nädala pärast jumalateenistusele, vaataks, kuidas kogudus tavalisel pühapäeval elab, jutlustanud pärast selle vaimulikuga koos olnud. Hästi, kui hea on kogeda ka pidupäevadele lisaks sellist koguduse iga pühapäevast elu, kus võib-olla on mõni inimene tulnud rohkem siis teades, et piiskop on sellel korral külas, aga kus sa saad rahulikumalt ka keskenduda inimestele, ei ole neid väliskülalisi või omavalitsuse esindajaid, seda ühist pildistamist ja kõike muud, mis pidupäeva juurde kuulub ja mis on ka väga tore. Ja sealt sünnivad ka niisugused lähemad kontaktid, mis mulle endale pakuvad väga palju ja teevad ka rõõmu, et kui näiteks siin alles paar päeva tagasi üks meie praostidest saatis mulle sõnumi ja ütles, et ta on tänulik sellise julgustava ja toetava suhtumise eest, mida ta minult on viimastel kuudel saanud, või üks abipraost, keda külastasin, ütles, et niisugune jutuajamine ja koos olemine tähendab talle väga palju, siis need on hästi kinnitavad hetked või päevad, kus sellisest pidulikumast, liturgilisemast rollist väljapool toimub selline inimlikul tasandil kohtumine ja ma usun, et see on piiskopi ametis nagu hästi-hästi oluline. Tavaliselt kuulajad kikitavad kõrvu siis, kui küsitakse, et mõne väliskülalise käest, et mis te arvate siis eestlaste kohta või meie piirkonna kohta. See päris nüüd väljapoolt ei saa vaadata, aga ma ikkagi natuke provotseeriksin ja niimoodi küsiksin, et mis ühendab või eristab või kuidas iseloomustada 4 kirikupiirkonda, mis on neil eriomane, ma arvan, et kõik ei ole võimalik välja tuua, Viljandi, Tartu, Võru ja Valga. Milles nad on sarnased, milles erinevad? No küllap neid paikkondlikke identiteete on siin üsna erinevaid, et selles mõttes sa nimetasid ise sellist mulgikangust, oma tõetera siin kindlasti on. Ma jällegi mäletan, et kui 20 aastat tagasi ma hakkasin Viljandisse kolima, ma olin valitud Viljandi Jaani koguduse õpetajaks, siis toonane ametivend Viljandi Paulusest, Mart Salumäelist, kes täna on Haapsalu koguduse õpetaja, helistas, soovis mulle õnne, aga ütles ka, et tead, et mulkidega on ikkagi nii, et kõigepealt sa pead nendega kõhud korralikult kokku panema ja kui on pandud, et siis võetakse sind omaks. Ja midagi siin on, mida ei saa laiendada ilmselt iga üksiku inimese peale, aga et võib-olla selline enese tõestamise või teinekord ka kehtestamise vajaduse, mida ei saa segi ajada sellise konfliktsusega, on ka olulisem. Aga eks Võrumaal on jälle teistmoodi natukene inimesed. Kui nüüd kiriklikku sellist tervikut vaadata, et see Lõuna-Eesti, endine Liivimaa, siis see on olnud võib-olla kõige kaugem igas mõttes kiriku keskvalitsusest ehk Tallinnast, konsistooriumist ja peapiiskopist. On olnud ka kõige iseseisvam ja võiks öelda niimoodi, et ega see ei ole ka meile ju saladus, et võib-olla siis piiskopkondade ja sellise piiskopliku struktuuri suhtes ei saa nüüd öelda, et kõige tõrksam, aga siiski võib-olla kõige reserveeritumalt seda vastu võtta. Kui meil olid ka arutelud, kas on vaja uusi piiskopkondi, siis võib-olla just siit Lõuna-Eesti poolt
neid skeptilisi hääli tuli ka kõige rohkem ja eks see on ka midagi, mida mina pean oma teenimises ju arvestama. Ja ma olen ka püüdnud aru saada, et millised need põhjused on olnud ja püüda siis võimalikult palju neid ebakõlasid ka maandada, mis muudab sellise minu missiooni esimese piiskopkonna piiskopina, sest piiskop Joel, minu eelkäija ju tegelikult ka teenis ikkagi suure osa oma ajast kindlat piirkonda, aga siiski piiskopkonnad on ju uus struktuur, mis tähendab, et ma olen esimene Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskop ja eks see on ikkagi päris suur missioon ja omamoodi ka alandlikuks tegev, ma arvan tegelikult meil kõigil, et ka me kuidagi need sammud, mis me astume, need jäljed, mis me jätame, selle järgi hakatakse kujundama arvamust, et sellised need piiskopkondade piiskopid siis ka on. Aga nagu ma ütlesin, selliseid ilusaid kontakte, kohtumisi, et neid on päris palju, et ega ma nüüd koguduste vaimulike poolt küll juba piiskop olles ju mingit tõrksust ei taju, pigemini ikkagi tajun seda, et oodatakse, kui sa vähegi huvi tunned inimeste käekäigu vastu, oled valmis toetama, siis seda väga hinnatakse ja ma julgen öelda küll, et selline ka armastus selle piiskopkonna või nende koguduste vastu või soov veelgi rohkem tundma õppida, avastada, saada aru, et see on küll tänu Jumalale täiesti olemas. Jumal võib tõesti teha imesid ja ühendada erinevaid inimesi ja rahvaid, tean seda omast kogemusest, et ka kui üks vald, mille keskelt on suur maantee läbi viidud või tulevikus Rail Baltic näiteks, siis on küsimus, et kuidas nagu need erinevad vallaosad üldse nagu suhestuvad omavahel, et kui me loome uut identiteeti, on see üks protsess, aga juba mainitud ühe piirkonna aastane suur kogunemine ehk sinod on 4 praoskonda, 4 sinodit, see teekond on alles alguses, sellel kevadel esimene peeti siis Viljandi puhul Põltsamaal, et sealt kirikulehe toimetaja silma jäi üks lause, mis kujunes ka pealkirjaks seda käsitlevale artiklile, oli mälu järgi tsiteerides, et koguduse kasv algab ühest inimesest ehk ühest lapsest täpsemalt, et milline tagasiside muljed esimesest sinodist eelmise aastale tagasi vaadates olid piiskopi silmade läbi? Olid meeldivad. Esmalt juba sellepärast, et ma olen ise olnud 17 aastat Viljandi praostkonna praost ja mäletan hästi neid sinodeid praostina, kus ikkagi, aga meil oli küll väga ühtehoidev praostkond ja on praegugi, et mingeid probleeme seal ju ei olnud, aga praostina ikkagi sa korraldad seda ja alates ajakavast, et see kõik toimiks ja ikkagi, et need otsused läheksid, oled kerge niisuguse soorituspinge all, siis piiskopina ma kogesin, kui hea ja rahulik on olla sinodil piiskopina, et sul on oma osa, oma ettekanne, aga sa oled rohkem niisuguse vaatleja ja toetajana. Ja muidugi see, et minu järeltulija praostiametis Heidi Vilumaa on ka kenasti hakkama saanud, ka ametikaaslaste toetuse pälvinud, et seda kõike on väga hea näha, et suur hulk asju, mida ma ise olin eest vedanud, jätkuvad ja mõned asjad jätkuvad natukene teistmoodi või on ka mõned uued asjad, mis on ju täiesti loomulik. Et see andis väga positiivse tunde. Mulle väga meeldis praost Heidi Vilumaa ettekandes või sõnavõtus see lähenemine, kus ta võttis aluseks meie kiriku ELK strateegia. Me oleme ka konsistooriumis nüüd seda mitut puhku analüüsinud ja oleme koostamas sellele tegevuskava, aga praosti viide oli just sellele, et me ei tohiks kaotada fookust, et me peaksime oma strateegilisi eesmärke pidevalt silme ees hoidma ja tõsi ta on, et kui mõnikord on see võib-olla oht, et sinodi koosolekud muutuvad selliseks kas siis tehtud remontide või tähtpäevade ülevaadeteks, mis ka kindlasti on vajalikud, aga et siis ka Viljandi sinodil just kõneldi
tööst inimestega, meie strateegilisest arengust, missionist ja see lause tõesti, mille siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, abipraost Markus Haamer ütles välja, et ka siis, kui meil ei ole lapsi või noori suurel hulgal, siis tuleb üles leida kas või see üks laps, tema üle rõõmu tunda ja tuua ta koguduse keskele, et nii see on. Võib-olla see on üleskutse meile kõigile, et me oskaksime tegelikult märgata, kui palju head ikkagi sünnib meie kogudustes, kui ilusat tööd tehakse, et me, nagu ma ütlesin, meil on natukene sellist alaväärsustunnet ja ma tajun seda ka Luteri kirikus, et mõnikord tundub, et nelipühilastel on rohkem vaimu ja baptistidel on rohkem usku ja katoliiklastel on jällegi rohkem pühakuid just nimelt ja õigeusklikel on staaretseid rohkem, et meil kui luterlastel on kõike vähe, kusjuures ega ma ka ei arva, et me ei võiks mõneski asjas eeskuju võtta teistelt konfessioonidelt ja nendelt midagi õppida, aga meil on tegelikult ka väga palju head, väga palju ilusat toimumast kogudustes ja me ei tohiks mingil juhul seda ise pisendada või madaldada või olla sellised hääbumisele või kriitikale suunatud. Nii et ma arvan, see on väga oluline meeldetuletus meile kõikidele, et me oskaksime näha ja väärtustada ka seda tööd ja neid inimesi, kes meil kogudustes on. Sa suudad teha väga palju ja see on muljet avaldav. Me ei ole kaugeltki kõiki sinu tegemisi ja toimetusi tänase saatesse soovinud mahutada, jätame midagi ka järgmiseks korraks. Aga inimene ei ela ega tegutse üksinda. Kes on sinu abilised? Meil oli juttu perekonnast, aga koguduses sul on ka ju üks põhikogudus. Sa rääkisid, et sul on võimalus ka käia teistel külas või ka sinu piiskopkonnas, kes on vahetud kaastöölised. Neid kaastöölisi, häid ja tublisid ongi erinevates rollides ja valdkonnades on nad erinevad. Et koguduses kõigepealt ma olen väga tänulik selle eest, et Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Marek Roots on möödunud suvest siis ka Viljandi Jaani koguduse abiõpetaja osalise koormusega küll. Ja peamiselt, mis tema roll on siis Viljandi Jaani koguduses ongi, et ta asendab mind pühapäeviti, aga nädala sees, kui ma olen oma ametiülesannetega seonduvalt ära, aga ta on lubanud olla ka selliseks mitteametlikuks assistendiks või nõunikuks mulle ka piiskopi töös ja see on päris oluline, et kas või need samad sinodid, eelseisvad sündmused piiskopkonna kontekstis me arutame üheskoos läbi, et kuidas neid teha, millise sisuga täita, kuidas võib-olla ka ühtedele või teistele persoonidele läheneda. Ma olen inimene, kes väga hindab suhtlust ja koostööd ja väga nõus Fred Jüssi mõttega, et mõtlemiseks peab olema vähemalt 2 inimest. Et kui sa üksinda mõtled, siis sa väga kiiresti mõtled üle või mõtled ennast kringliks, aga kui sul on selline partner, kellega on enam-vähem ka klapp, ikkagi see klapp peab ka olema, nagu mul küll ametivend Marekiga on. See ei tähenda, et kõigis asjas peaks olema samal arvamusel, aga et sa tunned, et see arutelu viljastab, see seisukoha ärakuulamine annab sulle endale ka mõtteid, et Marekist on väga suur abi. Koguduse töös ka kindlasti minu abikaasa Mirjam, kes on üks selliseid välja valituid, neid ei ole meil ju ka Eestis väga palju, kes saab ka töötada koguduses põhikohaga, küll siis lastetööd juhtides, aga on päris selge, et ikkagi terve rida selliseid ettevõtmisi, kus ma liigun esindusülesanded, ta ju ikkagi aitab vaadata, et mul kõik vajalik kaasas oleks, et see päevaplaan toimiks, rääkimata sellest toest, mida ta inimesena ja abikaasana mulle pakub. Usuteaduse instituudis pastoraalseminaris on kindlasti minu assistent Liina Sander, piiskop Ove Sanderi abikaasa, see, kellega me teeme asju koos, nii sisulises mõttes viime neid sessioone läbi, aga kes valmistab ka ette kõik päevakavad, teeb kooskõlastused. Ma väga hindan seda
meeskonnatööd, mis meil on täna 3 piiskopi ja peapiiskopiga. Kui siin oleksid sellised järjepidevad pinged õhus või ebakõlad, siis ma arvan, et see hakkaks vähemasti mind väga kiiresti väsitama ja tootma sellist negatiivset energiat või stressi, et me saame ikkagi arutada läbi mitte ainult korralduslikud küsimused, vaid ka sellised vaimulikult keerulised olukorrad, mis meil on, muidugi pihisaladus ja on pihisaladus ja on ju teatav info, mis jääb ikkagi enda teada, aga see niisugune ühise selguse ja suuna otsimine, minu jaoks on ääretult oluline, et tõesti ma ei kujutaks ette seda ametit pidamas, kui teiste piiskopi või peapiiskopiga oleks mingi niisugune konkurents või pinge või mingid pidevad erimeelsused, et me oleme suutnud Jumala abiga seda siiamaani küll täiesti vältida ja kui aasta on juba suutnud, siis ma ka väga ei karda, et see võiks nüüd lähitulevikus muutuda või kas või see, et kui me siin alles umbes 6 aega tagasi olime ühisel palverännakul Roomas, et lisaks nendele kirikutele ja pühapaikadele see niisugune omavaheline koostöö ja ühes rütmis hingamine tähendab väga palju, nii et ma olen väga meeskonnatöö usku ja mulle tundub küll, et Jumal on selles osas ka õnnistanud, et kui sageli vaimuliku mureks on see liigne üksiolek ja üksi tegemine, siis ikkagi mul on olnud võimalus teha asju koos ja kindlasti seda nimekirja saaks ju veelgi pikendada. Öeldakse, et Jumal ei ole loonud kedagi üksikuks kristlaseks ja teiselt poolt, mida kõrgem positsioon, seda tuulisem ametikoht. Ehk see surve või kriitika sinu tegevusele on suurem ja siis peab seda taluma, aga seda on raske taluda või vastu pidada, kus ei ole seda toetust või inimesi, kellele toetuda lisaks siis kristlaste puhul usule ja lootusele Jumalasse. Tahaks küsida, et mis tunne on olla esimest päeva peapiiskopi asetäitja ehk peapiiskopi ülesannetes piiskop. Nüüd, kui saade on eetris, oled sa seda juba tükk aega kogenud, aga üks ülesanne, mis sinul peapiiskopi asendajana, aga mitte ainult, vaid ka kirikukogu asejuhatajana seisab, on juhtida kevadist kirikukogu, mis sellel aastal kevadel toimub väljasõiduistunguina Haapsalus ka osaliselt põhjusel, et meie nüüd juba pensionil olevad piiskopid Tiit Salumäe ja Joel Luhamees tähistavad oma 10. piiskopi organisatsiooni aastapäeva. Piiskop Tiit Salumäe kodukirikus, mis on kevadise kirikukogu sellised eesseisvad suuremad teemad ja küsimused? Kõigepealt on see selle kirikukogu koosseisu viimane istungjärk ehk kokkusaamine. Nii et tegelikult peaksimegi üheskoos mõtlema, kuidas ka neid inimesi, kes kirikukogus on 4 aastat kaasas olnud, väärikalt tänada ja sellele koostööle panna siis selles koosseisus lõpp-punkt. Ma olen olnud kirikukogus aastast 2001 või 2, nii et ka päris pikalt ja vähemalt 2 koosseisu abijuhataja. Ja ma pean küll ütlema, et see koosseis on olnud väga konstruktiivne ja koostöine. Et loomulikult on eri arvamusi, on diskussioone, see on loomulik, see peabki olema. See on ju omamoodi parlamentarism meie kirikus, aga niisugusi keerulisi olukordi, isiklikuks minekut, selliseid pingeid ma ei ole tajunud ja see on ka põhjus, miks ma ka seda viimast istungit väga ei karda, et ma usun, et küllap me abijuhataja Riivo Sinijärvega, kes on ka väga väärikas ja ütlemata armas inimene selles rollis, saame kenasti hakkama. Päevakorras on ühelt poolt siis tavapärased küsimused, mis kevadisse kirikukogu istungjärku ikkagi jäävad, majandusaasta aruanne, tulude-kulude aruanne, ja kui tavapäraselt on olnud kevadisel istungjärgul peapiiskopi ettekanne olukorrast kirikus või omamoodi kokkuvõte siis möödunud aastas, siis sel korral on kokkulepe, et 3 piiskopi saavad siis sõna, et kokku võtta oma esimene aasta piiskopina.
lisaks me puudutame ka ühte kindlasti tõsisemat, aga ka möödapääsmatut teemat, milleks on kiriku kriisivalmidus, ehk siis milliseid samme me peaksime astuma nii kiriku keskvalitsusena kui ka kogudustena selleks, et olla valmis ka võimalikuks kriisiks, mida me küll loodame ja palume, et ei tule, ma pean siis eeskätt silmas võimalikku relvastatud konflikti Venemaaga, sõjaolukorda, aga püüdes olla vastutustundlikud, me peame mõtlema ka läbi selle võimaliku olukorra eeskätt just sellest aspektist, et inimeste vaimulik teenimine jätkuks ka siis, kui võib-olla koguduse õpetaja on sõjaaja ametikohal, on mobiliseeritud, ei saa oma ülesandeid täita, et see on siis üks teema, mida me ei ole varem käsitlenud, aga mida tahame siis sellel kirikukogul adresseerida ja on tõepoolest põhjust tänulikult tähistada ka nüüdseks juba emeriteerunud piiskoppide Tiit Salumäe ja Joel Luhametsa 10. ordinatsiooni aastapäeva ja meie esimest ordinatsiooni aastapäeva. Tänan meelde tuletamast. Aitäh sulle, piiskop Marko Tiitus, saatesse tulemast üle pika aja siia Tallinna stuudiosse ja täname saate toimetajat ning loodame sinuga kohtuda siis juuni alguses, mil me oleme taas eetris, vahepeal siis räägime juttu ka piiskop Ovega, aga seda ka siis kuu aja pärast ja siis on juba kevad vahetumas vara suvega. Seni soovime rahulikku paastoaja jätku kuulajatele ning õnnistatud kevadet ning rõõmsat meelt ja ikka jumalalik joolu ja õnnistust ja mina siit mikrofoni tagant Anti Toplaan tänan kuulajaid ning taas kohtumiseni ja kuulmiseni. Kas kõne kõnetab? Kõnetused